sammud aeg õuele tallas. Aga praegu kunagi ehk ammu keegi mees kodusin raja. Sõna meie hingele ja õnnistusele. Aitäh! Õnnistus, vastus ütles. No tere, hea rahvas, ka minu poolt. Me oleme muidugi ajaliselt õudselt jälle jooksnud üle, aga teha ei ole midagi, nagu eestlane ikka ei saa algul vedama, pärast ei saa me pidama. Pikka juttu ma ei räägi. Hetkel on teil natukene vähe, aga õhtuks on meid hästi palju. Et mina olen omalt poolt tervituse teile öelnud ja tänan ka selle eest, et olete ära maksnud kirikumaksud, sest vaadake, milline ilm on, teeme aplausi meie ilmale. Meid on tervitama tulnud ka Türi vallavalitsusest vallavanem härra Toomas Marrandi. Aplaus! Tere siis Kodu ja Karjaküla rahvas ja siis võib öelda, et nende külade fännid nii-öelda. Mul on nii kõva, ma räägin ilma. Suur mees päevab läbi, nii lahja hääle oleks rahvas kuule. Valimised tulemus ka võib kõvasti rääkida. Et ma tean juba mitmendat korda olen käinud siin seda päeva algust nagu vastu võtmas ja rääkimas teile. Ega mul teile midagi uut öelda pole. Hea on näha, et Kodu ja Karjaküla rahvas on endiselt seda meelt, et kokku tulla ja augusti algul üks pidu maha pidada. Ja meil on sellest ka, et noori on kaasa võetud ja lapsi, kes seda külaelu ikka edasi peavad viima kui noored ja lapsed, et vanad saaksid kohale tulla ja elust osa võtta. Aga vanasti oli Eesti komme see ju, et kui külla tuldi, siis toodi ka külakosti. Ja mul on Kodu ja Karjaküla lastele kaasa võetud kommikott. Ma ei tea, kelle ma nüüd selle annan. Kodu esindajale ikka. Täna Ülu jagab. Pärast on lapsed kõik 30 minu juures ümber ringi, et onu anna kommi. Ja siis võib öelda veel, et ega ükski selline ettevõtmine ei saa ju toimuda ilma nendeta, et ei oleks selliseid tublisid ja toimekaid inimesi, kes rahva kokku kutsuvad, selle tegevuse välja mõtlevad. Ja üks asi, mis veel tähtsam on see, et kirjutab vallavalitsusele oma tahtmised kirja, raha tuleb natukene. Et Merle ja kaks tüdrukut olid, kes selle asja tänavast püsti panid, Merle ja Kersti, jah. Teile tahan anda üle Türi raamatut. Aasta oli niimoodi, et taskust võeti kõige paremad kingitused. Tahan teile Türi märgid ka külge panna. No, panete ise õige koha peale. Sina ei võiks panna. Pärast poole, kui pimedamaks läheb. Et mis siis muud, kui ilusat laupäeva õhtu veetud eile ja et kõik ikka hästi läheks. Ja üks tahtmine on mul teile veel edasi öelda see, et kohalikud inimesed tulge valima. Me oleme suur ühinenud vald ja sellel aastal volikogu otsustas nii, et on üks valimisringkond. See tähendab seda, et ei ole enam Oisus, Kabalas, Türi ümbruses või Türi linnas eraldi valimisringkonda, kus saad oma inimest valida, vaid on kõik ühes koos, nagu ühes vallas olema peab. Aga see tähendab seda, et teie inimene või teie soovi järgi inimene saaks volikogusse, siis te peaksite kõik tulema valima. See oleks minu üleskutse teile, et tulge ja valige oma huvide, oma külade ees seisjad volikogusse. Sest muidu meie maaelu ja külaelu ei edene, kui meie inimesed seal ei ole ja meie hääl kuulda ei ole. Aitäh teile ja ilusat pidu! Meie küla logoga. Ma tean, et bluus sul vist on meie küla oma, aga tassis meil ei ole. Aitäh tulemast! Nii. Ja nüüd on siis ikka
ole traditsioonilised meie tänase päeva nimepäevalised. Kas siin on Silvia, Silvi, Silva või Silve? Kui sa oled selle nimeline, siis ole hea, tule siia. Keegi liiguta ka mitte. Aga järsku on keegi, kellel oli eile nimepäev Vaido, Vaiko, Hiljar ja Hiljo. Jälle keegi ei liiguta, ei hinga ka mitte. Aga homme on nimepäev Deboral, Immal, Melital ja Mesike. Hakka või nime muutma. Aga sünnipäevalapsi on meil täna. Kas meil on sünnipäevalapsi täna? Kas on sünnipäevalapsi, kellel oli eile sünnipäev? Kellel on homme sünnipäev? Aga ma tean, et meie külas ühel väiksel tüdrukul oli 4. augustil sünnipäev. Kus sa oled? Tule siia, tule siia. Tule. Ära kohvista, ära korda. Tädi Kirsti annab sulle ühe pulga kommi veel sinna suhu. Palju õnne, aplausi teeme ka. Ja veel on ühel lapsel sünnipäev esmaspäeval, kes on samast perest pärit. Lauri, ole hea, tule siia, sina saad ka pulga kommi. Palju õnne. Nii, traditsiooniline koolilõpetajate meelespidamine. Karjakülast lõpetasid kooli sel aastal Kristel Lukas ja me kingime talle küla logoga tassi. Kristel, tule siia. Palju õnne. Keidi Kald. Ilmselt ei ole siin. Kaido Kald. Ei olnud ka näha. Aha, ja Tõnis Kald. Ei ole vist. Kolust on Aldo Lusti. Oli näha? Aldo, võtt siia. Aldo, võtt. Sirgu suureks poisiks Eesti rahva meele jaoks ja oma emale ja isale rõõmuks. Palju õnne. Olavi Allase. Ja Irena Kligor. Palju õnne. Nii, siis on noorperede meelespidamine, kelledesse peredesse sündisid pisikesed lapsed, pisikesed beebid. Nad on nii väikesed alles, et nad ise ei kõnni, sest meie arvestuslik aasta hakkas peale eelmise aasta augustis kuni siis tänaseni välja. Ja Karjakülast on Lisette Liisa. Kas sa oled oma emme issiga siin Kairi ja Toomasega, siis palun tule siia. Ilmselt vist ei ole, näha ei olnud. Siis väike Lisen. Kui ema Lisanne ja isa Madis on siin, siis tulge siia. Meil on väike meene üle anda. Pisad veel ei kõnni. No kus issi on? No palun. Kes on Lisanni isa? Ja kui see isa kohale ei tule, siis vallas muudame ringi andmed. No nii, palju õnne teile, väikse tütre sünni puhul. Isa ei saanud aru, miks välja kutsuti. Ema räägib. Valdol ja Maigil sündis poeg Mairo. Valdot vist ka ei ole siin. Nii, Lehol ja Kristiinal sündis poeg Kristofer. Ilmselt ei olnud ka vist siin. Aga kolust. Kristiinal ja Kleemetil poeg Rasmus. Nii, ja teeme aplausid, et Rasmus oli natukene suurem ja tema saame ise panna kael. Pane lapsele kaela, sest tema kael juba kannab. Palju õnne teile ja jätkake samas vaimus. Janekil ja Egel sündis poeg Gregor. Järsku on vanaema siin. Ei ole Gregori vanaemat siin. Või venda. Ka ei ole. Liivil ja Raulil sündis tütar Lili. Keegi ei liiguta ka mitte.
Avel ja Indrekul tütar Johanna. Nemad olid küll siin. No nii, aplaus. Palju õnne. Ja issi tuli ka. Samuti teile samad sõnad. Jätkake samas vaimus ja ektel ikka siis elekter hästi palju ära oleks. Vanasti oli ikka pimedas ja tehti jälle. Nii, ja meie siis selle ürituse korraldajad, kes te olete, te teate ise. Tulge ka korraks siis siia ette, näidake ennast. Ormuse pere, Lukase pere, muidugi meie Kerstiga ka. Vutt siia. Vutt siia. Kus isa sul on? Ma ei tea. No ütleme niimoodi, et rohkem on meil nüüd siis kohal. Aitäh teile suure aplausi eest, aitäh teile suure aplausi eest. Ja räägin teile siis natuke päevakavast ka. Kell 17.00 peaks meile tulema peale külalisesineja. Aga teda vist veel kohal ei ole. Meil on nõks aega ka. Siis kell 7 on mängud murul suurtele ja väikestele, võrkpall, nii et kes tahab täna võrku mängida, palun siis pange kokku 2 võistkonda. Õhupüssist on laskmine, instruktsioonid saate siis väljast Toomaselt. Kell 20.00 on kauaoodatud õnneloos. Kell 21.00 alustab ansambel Restart Metsapealinnast Viljandist. Ja nälja ja jänu eest hoolitseb Puhvet Pargi. Teeme Pargile Puhvetile ka aplausi. Olemas. Nii, ja väike info ka veel sellele, et selle suve üritused meil ei ole veel tänase üritusega lõppenud. Otsustasime, et teeme suvelõpuveo 29. augustil kell 19.00. Üritus on üks nimega Laul teeb rinna röömsaks. See oleks siis nagu karaoke õhtu laulu ja õllega. Nii et me paneme ka kuulutused välja. Jälgige reklaami. Esimene on seda. Aha, selge. Nii, ja loen teile ette ka praegu need inimesed, kes või asutused või esindajad, kes on meile õnneloosiks pannud siis kokku vajalikud asjad ja toetajad. Jüri Vald. Hästi suure summaga. Aivo Autokaubad. Aleksi pood. Tiibert Puud OÜ. Liivi Lilled. Jüri Kosmeetika ja parfümeeria kauplus. OÜ Faustus. Kadri Tare. Krahv Draakula. Lillepood Laanelill. Jüri Kosmeetika kabinet. Lillepood Eliise Aed. Eskisilla hotell. Kauplus Lemmik. Eesti Post Türi osakond. Kuldkäpp OÜ. Juuksur. Farmplant Eesti AS. Türi trükikoda Albrit. Salva kindlustus. Kultuuri- ja spordiklubi Alev. Kersti ja Piret Sääst. Kersti on mu kõrval. Mina ise ka natukene. OÜ Bison. Ilu- ja tervisesalon Keleen. Silja Holter. Enerannik. Infi kindlustus. Ülo ja Maire Ormus. Jälle Juuksur. Iluteenuste tuba. Ideaalkosmeetika. Abu Lukas ja Tõnu Nuliseks. Meie esineja jõudis kohale. Iiris Salaja tuhub kardina taha. Et kui saaks natukene nüüd vist küsida vaheaega, et ma saaks temaga korra konsulteerida, et mis nüüd siis toimuma hakkab. Aga selleks ma tegelikult ei tahaks, et te siit välja lähete, sest ma arvan, et see programm hakkab toimuma siin sees.
siuke toppimine, aga saab varsti lähe. Ole siis, kuidas nüüd öeldakse, rõõmuks isamaale ja heaks eeskujuks oma vanematele. See on sellest, et see koolilõpetused, et kõik koolilõpetajad saavad kulukarjärjale sellise väikese asja, et paned äkki veel kotti ära, muidu läheb käest. Nüüd on... Nii kui üks pääsuka läheb lendes kõmmele. Sul on silm liiga kaugel. Mööda. Ei taha. Tal on ilusti olemas koht. Sa maha saab. Hakka veel näitama. Palun. Siis on üleval. Ei jõua maha lasta. Mahulad küll. Hea kui ära lasi. Nii, vajutad teise sõrmega. Tavusul mängu. Päästik on kaunis kõrge, sellega ma lasin ka ise maha. Aga esimene on riiv, mitte riivi tõmbab maha. Sellega tõmbad riivi maha, et päästikuga päästad. Nii, silm on liiga lähedal. Optika, see pead üles otsima. Kui sul silm väga teine on minu omaga võrreldes, siis sul see asi udune. Näed optikast üldse midagi? Tume, siis ei ole üldse auk üles läinud. Ei, tähendab, õige liiguta silma siin optika taga. Lähemale kaugemale. Liiga lähedal on, kaugemale natuke. Jah. Minu optika on päris maha käib, kui pärati... On selle üle pealt ka lastud. Aga sul on riiv peal. Tõmba esimene ära. Siis peab sul rist ka veel näha tekkima. Risti keskpunkt on. Mul mõtlen, et eelmine jõupissel on vedu nii läbi, et ma ei saanud seda siia tulla. See on siis tuleb ütlus. Miks siis mind kartma pead?
Tervis! Küll, lase lahti! Sa sekutad ega vahel! Lase nüüd lahti! Ma ütlesin sul tere juba ükskord! Hoita jätta järgi ükskord! Lase lahti! Ega nii jama! Praegu kui käe otsast ära rahutada! Tule ka siis! Mulle ei meeldi, eks ole. Oled veel väike, eks ole. Tule, võtke siia istet need väiksemad. Natukene siia ettepoole. Tule ka siis. Suuremad on ka mees. Noh, terekest. Suvi käes, hakkab lõppema juba veel. Heinategu käib läbi. Kuule, kas kool hakkab varsti peale veel? Jaa. Ei hakka veel, jumal tänatud ei hakkas. Kes seda kooli osta? Kuule, aga andke nüüd andeks, ma väga ebaviisakalt käitusin praegu. Tervisi väljas teenu selja peab tulema, jah? Jah, ei tule nagu sõber küll, aga kuule, ütle mis üks viisakas inimene. Tule lähemale, hõrgi karpki. Tule, võtta see istet, kui mul on hea rääkida, muidu ma saan küüniturka karjuma. Tule. No, mis üks viisakas, kui sa oled suurem mees, mis üks viisakas inimene teeb, kui tuleb võõrast inimeste juurde? Mis ta ütleb? Tere, ma hakkasin ütlema. See võnd pidi mul käe otsast ära raputama. No mida sa veel tere ütlema, kui teistele üldse. Nüüd saate jõus öelda see. Toge pole. No tere, ma ütlesin, ma võin veel kord tere ütlema. Mis ta veel ütleb? Mis sa arvad? Tutvustab. Näete, kui viisakat inimesed. Tõuse palun püsti, kes ütles. Annate intelligentne inimese. Loomulikult, kuule, viisakas inimene tutvustab ennast. Mõtleb, tuleb, seletab, tutvustab. Teie mind ei tunne, pole näinudki. Ma ei tohi. Nende lapsed on mind näinud küll, te ei ole. Nii et mul on aunas tutvustamine nimi on Jokker Joosu. Jah, see võib naljakas. Mis naljakas nimi veel? Ega kui laps on see nii vähe, täiskasvanutele tegema, seda laste programmile. No, kuule, mis sa arvad? Kas sa oled üks nime nagu Joosu kuulnud? Ei ole, kas mõni Joosep on sul mõni koolile? See on nimi mul selline. Aga mis sa arvad, kas sa Jokker oled, mis see võiks olla? Kah! Mul on vaatanud, sul oli vanasti kaarnid taskus. Oh, sa, siuke. Jokker kaart, jah. Mulle nii palav on, et nidakupp peast oleks. See on Jokkeri kaart, see on see, kui see kaart on käes, siis on kõik käes. Oskad mängida, isaga taod turakast vaadata. Ja Jokker, aga Jokker, kes inglise keelt oskab? Siin on intelligentsed suuremad osasid. Tulge sisse. Mul on parem, mida rohkem rahvas on torga. Kuule, sa tead inglise keeles, mis joke tähendab? Oh, intelligentsed inimesed. Joke tähendab nalja, kirjutatakse kuidas? Jokke, eks ole. Ja kui peigmes helistage pole. Jokker tähendabki siis nagu tegevust ja see otsus, mis amet see võiks olla. Naljamees. Nii nagu mõni isa on korstnapühkija või autojuht või ehitaja või peaminister või... Nüüd on ametid minuks, minul on Jokker. Kuule, mina olen nüüd ennast tutvustanud, aga teie nimesid ma ei tea. Kuule, hea küll, suured inimesed, kes on istute, siis tuletage oma lapsepõlve meelde ja mängige kaasa, ega teid pääse kuskile siin. Terve nii, kui olen 1, 2 saab korraga, siis kõik hüüavad oma nime hästi kõva häälega, saame tuttavaks korra. 1, 2 ja korra! Kuule, et üks tütarlaps oli sõnakuulelik ja vastas mulle. Teised on ilma nime. Noh, väga tore. Ja küll, pole hullu sesse. Küll me saame tuttavaks edasi. Kuule, aga mis üks, milline meeleolu peaks olema, kui sa tuled sellisele toredale suvisele peale? Tulge, võtke kui siia ette istuma praegu. See on publik, kelle juurde ma tulin. No milline meeleolu peaks olema? Mis sa arvad suvel? Pidu? Hea, eks ole? Kuidas sa tuled
külapäevadele tuleb üks nõugu. On tore või? Tuleb hea pidu või? Meie läheme niimoodi ikka ära. Kuidas? Meie lähme niimoodi ära. Niimoodi? Ahah, te lähete niimoodi hommikul. Hea küll, kuulge, teeme nüüd see on nii lastele kui täiskasvanutele kama kõik, sest hea tuju peab olema ja selleks lauldev risa rõõmsaks ütles juba vanad eestlased ütlesid. Gustav Naan ütles ühe niisuguse lause, et eestlasele pidi olema magustoiduks, just teil eestlane, et meie pidime siuke rahvas olema, kes ütles sa nüüd, väike on liiga vahet. Et meie tahab oma naabrile rusikat näidata, paremat jalga taha panna, eks ole siuksed. Aga see laul kutsub üles sõprusele ja headusele. Kui sul on tuju hea, siis käega plaksu löö. Kui on tuju hea, siis käega plaksu löö. Kui sul on tuju hea, siis püüa seda teist veegi. Ei kätte kui tuju hea, siis käega plaksu löö. Kui sul on tuju hea, siis naabrile teeb vaid. Kui sul on tuju hea, siis naabrile teeb vaid. Kui sul on tuju hea, siis püüa seda teist veegi. Ei kätte kui tuju hea, siis naabrile teeb vaid. Ja kui on tuju hea, siis naabrid kallistab. Kui sul on tuju hea, siis naabrid kallistab. Kui sul on tuju hea, siis püüa seda teist veegi. Ei kätte kui tuju hea, siis naabrid kallistab. Ütles ainult mulle teate, andke mulle angisotsused nina pealt aru. Värviliseks teeb lihtsalt. Juba nägite nüüd. Järgmine lugu nüüd saab nina aru. Mul tuleb nüüd naine üle. Kui sul on tuju hea, siis naabrid kõdistab. Kui sul on tuju hea, siis naabrid kõdistab. Kui sul on tuju hea, siis püüa seda teist veegi. Ei võtta kui tuju hea, siis naabrid kõdistab. Kui on tuju hea, siis Kui on tuju hea, siis Kui sul on tuju hea, siis püüa seda teist veegi. Ei võtta kui tuju hea, siis Kui on tuju hea, siis süüa, küll on hea. Hea. Väga hea. Kui on tuju hea, siis süüa, küll on hea. Kui on tuju hea, siis püüa seda teist veegi. Ei võtta kui tuju hea, siis süüa, küll on hea. Hea. Väga hea, oot, kas hea tuju. Kuule, kuhu võiks hea tuju panna, mis te arvate? Suhu või? Väga lähedal, jah. Üks poiss ütles mulle suhu, nagu see hamburger ei oleks suhu. Südamesse, õigelt põue peaaegu südame lähedasi. Las ta olla terve eluaeg ja südamesse on hea toius, on hea. Aga nüüd kõik, kes on kooliealised ja veel sinna pürgimas, tulge kõik nüüd siia. Ma hakkan kontrollima, vaatan, kas te üldse olete valmis. Järgmiseks kooli minemiseks. Tulge kõik, väiksemad ka peavad tulla, kes te koolis. Tule enne kõva mees, pärast ma vaatan kontrollin kõva mees sa oled. Tublivad, siuke mees mul meeldib, tuleb suur poiss või teist ülemaga, aga tuleb julgelt ette. Teed õiged mehed, tulge see lähemale. Tule. Kuule, kas teile tümpsu muusika meeldib või? Me tahame ka mängida. Meeldib jah? Tulge. Nii lapsemeelsus. See on kõige toredam, kui lapsemeelsus on, siis elad õnnelikult ja sinu ümber elavad teised õnnelikult. Täpselt, nii on see väga hea. Kuule, tümpsu muusika meeldib teil jah, aga kas on niisugune? See on jube muusika, mul alati pead nad rappuma, kui tümpsu kuuled. Aga selle pildiga saab tümpsu teha ka. Mis pild see on, teate või? Mis ta arvad, mis pild? Asub sul midagi, mis teha? Mis kitarr või? Mandoliin. Mandoliin. No ülemine pool ka on kitarri poolt, jah. Kas alumine ots on? Kas sul kitarr trumm või? Jah. Ei ole. Vaata, ma kohe jääb teil hästi meelde see film eluks ajaks. Kas teil kodus on emal midagi sellist? Köögis? Rispel. Oot. Pann. Ainult niimoodi, ma hommikul tegin pannkooki sellega musta. Väga hea sain, jah. Maitsid selle pannkooki. See pilli nimi ongi peaaegu nagu pann, selle pilli nimi on banjo. Nii et kui see joo sinna otsa ei lähe, siis võite ütelda, et kodus pärast või sõpradele, et Joosu mängis panni seal. Aga panniga sellega õiget tümpsu ei saa. Ütleme nii, et teie olete tümpsumasinad.